Kristi Lomp, ettevõtluse edendaja. Kristi on mulle õpetanud võitma juhi usaldust ja andnud mulle kinnituse, et kui sa teed oma tööd pühendumusega ja ületad teatud usalduse piirid, siis sa saad vastu piirid ja märksa suurema tegevusraadiuse ja otsustusõiguse. Kaubanduses üldse on konkurents ju väga tihe ja Kristi ei ole kunagi oma konkurente alahinnanud. Ta kuulab ja vaatab, mis nad teevad ja alati arvestab sellega. Samuti on Kristil selline juhtimisstiil, et kõik ettepanekud, mis talle meeskonna poolt tehakse, peavad olema argumenteeritud ja ette juba natuke analüüsitud, et siis sellega edasi minna, aga ta kuulab alati kõik ära. Kristi on hästi läbi mõelnud selle, et kommunikatsioon on juhtimise instrument ja tema seda juhtimises kasutab. Ja ta tõesti, ma näen, kuidas ta iga viimase töötajani tahab jõuda oma selgete sõnumitega, selgete juttudega sellest, kuhu me läheme. Nii et tegelikult ma arvan, et ta oskab inimesi kaasa võtta küll sinna, kuhu ta on selle sihi seadnud, et minnakse. Mul tuleb meelde kõigepealt kõige meie esimene ja suurem kriis, mis oli siis koroonakriis, kui valitsus kehtestas reeglid, et suletakse toidukohad, väiksemad kauplused ja turud. Nii et järgmisel hommikul me kogunesime kriisikoosolekule ja Kristil oli selleks ajaks juba väga selge plaan, mida me peame tegema, kuidas kaupa varuda, kuidas e-Selverile hoog sisse anda, järjest rohkem vedusid teha, kuidas oma eesliini töötajaid kaitsta, et nad ei haigestuksid. Tal oli aega veel mõelda selle peale, kuidas meie olulised koostööpartnerid, väiketootjad ellu jääksid ja kuidas neid aidata toodete müümisel. Kristi Lomp on liider, kes on tähelepanu pööranud ka väiketootjatele. Ta on olnud põhjalik ja abivalmis. Tema on käinud 300 kilomeetri kaugusel näiteks Nopris ja andnud meile idee toota hapupiima. See on tänaseni meie parim müügiartikkel. Ja lisaks veel kontserni teiste ettevõtete töötajad, kelle tegevus oli ajutiselt peatatud, et kuidas neid siis saaksime ära kasutada ja neile tööd nagu pakkuda. Kõik see oli nii läbimõeldud ja nii selge, et oli päris lihtne meil meeskonnana temaga kaasa minna ja need asjad ellu viia. Ja ma mäletan, et ta helistas ka mulle, et meil oli vaja siis uusi töötajaid värvata ja minu arvates ka see, et ta tegi siis üleskutse sellel raskel ajal, kui paljud inimesed olid oma töö kaotanud restoranides, söögikohtades, muudes kauplustes võib-olla nii väljaspool meie kontserni kui meie kontsernis, et siis üleskutse, et tulla meile tööle, et me pakume teile tööd. Et ma arvan, see oli nagu ülimalt nagu tänuväärne ja õige lükke ja mis on minu arvates ka veel oluline see, et tal on 2 imearmast väikest koera ja ma arvan, et need inimesed, kes armastavad koeri, need on head inimesed. Selveris on näiteks kultuuriklubi. Inimesed saavad osaleda näitustel, kureeritud näitusetuuridel, näiteks ühisteatri külastustel. Selveri inimesed on seda väärt, et nad saaksid osa nagu kõigist asjadest, mida tegelikult kogevad ka need kliendid, kes poes käivad. See on nii tähtis tegelikult elada oma klientidega seda sama elu ja seda sama rõõmu tunda ja seda sama uhkust tunda nendest asjadest. Hea Kristi, hoia selgroog sirgega edaspidi ja tee nii, et Eesti toit oleks ka järgnevatel aastakümnetel eestimaalaste laual. Aitäh sulle tehtu eest! Ma soovin, et see ilus visioon, mis sul on sellest edukast ja suurest kaupluseketist tekkinud, et see kestaks edasi ja sul jätkuks jõudu ja tarmukust seda juhtida ja olla inimestele otsuste tegemisel toeks, nagu sa seni oled olnud. Sa oled ehtne tõendusmaterjal sellest, et kui tegeleda strateegilise kommunikatsiooniga, siis need asjad päriselt ka juhtuvad ja ettevõtte eesmärgid saavad teoks ja ettevõtte töötajad saavad õnnelikuks. Ma tean, et võib-olla mõnikord ma ei ole sinu mõtetega antud ajahetkel olnud võib-olla nõus mõttes, aga tagantjärgi vaadates ma tean, et tegelikult sul on olnud õiged otsused ja ma proovin edaspidi neid rohkem usaldada. Kristi, sa oled ettevõtte väga keerulistest olukordadest ja rasketest aegadest väga kindlalt välja juhtinud. Ja ma tean, et saatus on su
enda teele ka väga suured kivid veeretanud, millega inimlikul skaalal on väga keeruline toime tulla. Et ma imestan sinu tugevust ja nende asjadega toimetulekut. Ma lihtsalt soovin, et sinust jätkuks seda ambitsiooni täpselt sellisel kujul, et me nendest ikka ja jälle sammu või vähemalt pool sammu tagapool astume. Et nii on väga inspireeriv koos edasi töötada.